Tere tulemast, väekas eestlane, uude nädalasse ja teaduse avardamise minutitesse. Selle kordseks teemaks on siis enesehool ja võib-olla alapealkiri on selline omavastutus. Läbi oma elu ma olen märganud, et minu ümber on palju inimesi ja mina ise ka elasin seda reaalsust väga pikalt. Tänaseks päevaks ma julgen öelda, et olen sellest mustrist välja tulnud ja näen siis tervikut. Miks ma sellest tahan täna just rääkida, on see põhjus, et me oleme sellises ajas aastast, kus siis kõik jooksevad kellelegi midagi andma, midagi tegema, et see on teenimise kuu, võib-olla isegi jõulud, ongi andmist aeg, väga ilus, eks ole, ja väga puhas oma tõelises olemuses. Aga sealjuures on hästi oluline pidada ka meeles seda, et me iseenda eest ka hoolitseksime. Muidu läheb asi tasakaalust välja, eks ole, me anname kogu aeg endast välja, aga tegelikult iseendale ei anna. Et me saame ju tegelikult aru, kui me võtame oma telefoni või ükskõik millise seadme, kui seal on akumärgi peal punane või isegi viskab juba teavituse ekraanile, et aku hakkab tühjenema, siis see on iseenesest mõistetav, et me läheme ja otsime üles laadija. Ja paneme siis sinna telefoni järgi või mis iganes seadme järgi laadija ja laeme selle täis. Ja üldjoontes me siiski lubame tal siis laadida rahulikult täis. Aga kui asi puudutab meid ennast, eriti siis, kui me räägime eestlastest, siis tihtipeale me kujutame ette endale, et meie akud on sellised isetäituvad ja neid otseselt nagu laadima ei peagi. Või ei ole oluline laadida ja üks hetk me tihtipeale avastame ennast siis väga keerulisest kohast, kus kas aku on läbi, inimese kontekstis on see siis läbipõlemine või oleme me ise haiged või mis iganes. Et selles mõttes, et meie keha annab lõpuks märku ja oleme sellises õnnetus kohas, kus me ise siis vajame hoolt ja päästmist ja abi. Sellepärast täna ka see teema, see enesehool, sest ma näen, et me teiste eest oskame, justkui oskame väga hästi hoolitseda, aga enda eest mitte. Ja siin ma pööran nüüd selles mõttes kõik tagurpidi, et me mõtleme, et me suudame teiste eest väga hästi hoolitseda. Aga ma ütlen nüüd nii, et ma olen õppinud läbi omaenda elukogemuste, et see hool, mis sa annad endast väljapoole, selle hoole kvaliteet on otseses sõltuvuses sellest, kui hästi sa hoolitsed iseenda eest. Et milline on see hool, mis läheb iseendasse. Ja kui see hool, mis läheb iseendasse, kui üldse läheb, selle kvaliteet on kesine või olematu, siis ka selle hoole kvaliteet, mis sa annad endast väljapoole, on täpselt samasugune, ehk siis kesine või olematu. Mis siis, et me arvame, et me teeme head, tegelikult tihtipeale me ei tee seda head sellest kohast, kus see teeniks nii meid kui ka kõiki teisi. Me teeme seda sellisest ohvrimeelsest kohast ja tegelikult kanname edasi seda orjarahva, seda enda arvelt, enda ohvriks toomise najal siis teiste teenimist. Ja see kasvatab ainult veel rohkem õpitud abitust ja ohvrimeelsust ja tegelikult kaotab ära igasuguse oma vastutuse. Ja sellest sünnib ka meie alateadvuses see uskumus, et kui mina hoolitsen kõigi teiste eest, siis ju ilmselgelt on olemas keegi või peab olemas keegi, kes tuleb ja päästab mind ja hoolitseb minu eest. Kas sa tahad seda tunnistada endale või mitte, see uskumus seal alateadvuses istub. Kui me ei panusta iseenda hoolde. Ja
mis see siis nüüd tähendab üldse, see enesehool? Ma ju, ma ei tea, ma ju söön ja ma ju kammin oma juuksed ära ja ma pesen hommikul hambaid ja aastas korra-paar käin soojamaa reisil ka või spaas või mis iganes. Et meil on selline arusaam, et oma enda isiklikku akut me laeme niimoodi paar korda aastas, siis kui aega üle jääb või planeerin kuskile sinna. Aga tegelikult endast välja me ju anname iga päev. Me iga päev tegelikult teeme midagi teiste heaks, ühiskonna, kogukonna heaks. Ja see tähendab seda, et ka iseendale tuleb iga päev anda midagi. Iga päev. Ja tegelikult iseendale tuleb anda esimesena. Sest siis on meie akud ju täis ja meie saame teha seda, mis meil on vaja teha tervest, puhanud ja rõõmsast kohast. See on hästi-hästi oluline ja eestlasel on ka selline ütlus tegelikult vanarahval, et tühi kott ei seisa püsti. Ja mis see tähendab üldse? See tähendabki seda, et kui sa ise oled tühi, siis sa tegelikult ei seisa püsti ja oled oma abiga tegelikult palju suuremaks koormaks ja tekitad lisatööd, kas siis endale või teistele enda ümber. Ja see on hästi-hästi oluline, et me mõistaksime seda kohta, seda oma vastutust ja me leiaksime iga päev need kohad, tegevused, mis iganes siis see on, mis täidaks siis meie enda vajadusi. Mitte ainult siis keha tasandil, vaid kõikidel tasanditel. Et mis on need asjad, mis täidavad minu akut. Kuidas täita seda enda akut, võtta endale teadlikult seda aega. Ja tegelikult ma tean siis läbi oma kogemuse, läbi nende inimeste, kes on tulnud minu juurde nõustamisele, et inimesed tegelikult läbi selle ennast ohverdava, elukestva, teiste teenimise on täiesti ära unustanud tegelikult või kaotanud siis kontakti oma vajadustega ja selle osaga iseendast, mis tegelikult täidab seda akut. Et akulaadi on kadunud põhimõtteliselt. Kuskil on ta kadunud. Ja ma ei mäleta, kus ma selle panin. Ja kas see üldse töötab enam või? Et selliseid juhtumeid on päris 80% ühiskonnast. Ja sellepärast on jälle see läbipõlemine, igasugune depressioon, igasugused haigused lõpuks, sest me ei tea, kuidas oma akusid laadida ja siis lõpuks kulutame ennast nii ära, et oleme ise seal voodis ja vajame abi. Sest me ei otsinud seda laadijat ülesse. Et kuidas siis tulla sellesse kohta ja mõista, tuletada endale meelde siis, et mis on need minu vajadused. Väga hea koht, kus otsida juhiseid või niidiotsakesi on lapsepõlv. Et mis on need tegevused, mis sulle meeldisid lapsepõlves? Võib-olla oli see mingi joonistamine, võib-olla meeldis sulle laulda, võib-olla meeldis sulle ehitada midagi, võib-olla meeldis looduses jalutada, et mis iganes see oli, võib-olla mingi meisterdada midagi savist või et need asjad on igal inimesel olemas ja lapsena meil on väga hea kontakt nende tegevuste või olemistega. Vahest on lihtsalt olemine. Istud väljas ja vahid pilvi. Tuleb kohe Fred Jüssi siin meelde mäekad teekonda, kus iganes ta nüüd ei reisiks oma hingega. Et see olemise kunst. Et eestlane meeletult oskab teha ja teenida ja toimetada ja kõike seda, aga see olemine, see on meelest ära läinud. Et tegelikult läbi selle olemise ja olesklemise ja lakke sülitamise või taeva vaatamisega tulevad ka meile meelde need samad tegevused või siis lihtsalt olemised, mis täidavad meie akut. Olemine tegelikult ise ka juba täidab, sest ta toob meid tagasi sellesse iseenda päris hinge sügavustesse siis
ja vaikus. Et siin infoühiskonnas on väga kerge selle müra sisse ära kaduda ja kui me seal müra sees oleme, siis me ei kuule seda, mis meie sees on. Nii et vaikus on kindlasti ka üks abiline, kes aitab siis tulla meil tagasi iseenda vajaduste ja rõõmude ja leida üles enda akulaadija. Nii et siin aasta lõpus ma usun ja tunnen, et see info on ülioluline, et me võtaksime tagasi selle oma vastutuse ja tegelikult lõpetaksime ka igasuguste süüdlaste otsimise. Sest kui me tuleme tagasi iseenda juurde, siis me saamegi aru, et see kõik, kuidas on meie elu, mis iganes me siis loonud oleme, tingimused, inimesed meie ümber, on suuresti sõltuv sellest, kuidas me iseennast kohtleme ja millist hoolt me anname iseendale, sest kõike seda me näeme ka väljaspoolt ennast. Nii et armas eestlane, ma väga loodan, et me kõik koos mõistame, et on aeg tulla välja sellest orjarahva mentaliteedist ja sellest ohvritoolist ja võtta ohjad taas oma elu üle iseenda kätte tagasi ja leida üles see rõõm, olemise rõõm iseendas. Sest jõuluaeg, ma usun, see on üks väärtuslikum teadmine, sest väga kerge on ära unustada nende igasuguste asjade keskel ennast ja isegi ärevuse ja ärritumiseni jõuda, kui ei ole siis, ma ei tea, kõik täpselt nii valmis andmiseks, kui see justkui peab olema. Mitte midagi ei pea. Kõik on ideaalne täpselt sellisena, nagu see on, eriti siis, kui kokku tulevad armsad inimesed. Sest aeg, see on kõige väärtuslikum meil siin. Ja seda ei vaheta mitte ühegi sendi või tegevuse või endast väljaspool oleva illusiooni vastu. Lihtsalt see olemine. Rõõm hetkest, üksteisega koos ja iseenda hoolitsemises ja hooles, sest siis me anname ka oma lastele seda edasi, sest meie lapsed ju näevad seda ja käituvad ise ka vastavalt tulevikus. Ehk siis kas me soovime näha tulevikus ühiskonda, kus igaüks omab ja elab oma vastutust, kannab hoolt iseenda eest ja kui oma akud on täis, läheb maailma, toetab teisi ka enda ümber. Või me tahame lasta samamoodi edasi siin ohvri meelsuses ja orjarahvas enda arvelt, enda heaolu arvelt kogu aeg kedagi päästes ja justkui jube head inimesed olles tegelikult luues sedasama vana mustrit, millest on aeg juba ammu välja astuda. Nii et imelist jõuluaega, imelist koos olemist, koos loomist ja selle ühise aja väärtustamist ja enese eest vääkat hoolitsemist ja iseenda vajaduste rõõmudega kontakti loomist. Vääkat uut nädalat sulle ja ole hoitud!